Siin uudisteeteri ja stuudios Rohke Develak. Puumasid nähakse nüüd juba üle terve Eesti ja vastavaid teateid lisandub iga päevaga, teatavad vastavad ametkonnad. Algselt on nädalas 1 või 2 teatega piirdunud olukord on tänaseks jõudnud juba 38 teateni ööpäevas. Põllumajandusministeeriumi eile toimunud nõupidamisel arutati samuti tekkinud olukorda ja ministri sõnul tundub usutav, et tegemist ongi puumadega, mitte ilveste või kassidega, sest puumad poegivad 3 korda kuus ja nende arvukus ongi viimasel ajal seetõttu plahvatuslikult tõusnud. Liikluspolitsei ja Riigikogu liikluskomisjon arutasid aga joobes tõukerattajuhtide põhjustatud õnnetuste vähendamise võimalusi. Alates novembrikuust tohib elektritõukerataste juhtida vähemalt 1,5 promillise joobega, ülempiiri ei ole. Suurema alkoholijoobe korral on tõukeratturi keha lõdvestunud ja paindlik ja avarii korral ei jõua juht ennast krampi tõmmata või plõtsata pehmelt vastu takistust. Politsei hakkab regulaarselt tõukerattureid ja alkoholijoovet kontrollima ja puuduva või ebapiisava joobe korral ootab ees sundjootmine. Margieelistust ei küsita ja riigihange sundjootja leidmiseks käib. Valitsus teeb raskel ajal ka enda tegevusalas olulisi kärpeid, teatab peaminister hommikuses pressiteates. Ajal, mil iga ministeerium kärbib, teeb seda ka kogu valitsus kollektiivselt ja kärpesse lähevad nüüd mõjuanalüüsid. Kui kokku arvutada aeg, mis kulub mõjuanalüüsimisele ja kokku lüüa ka mõjuanalüüsijatele kuluvad summad, siis on selge, et kokkuhoid on märkimisväärne. Peale selle, nagu näitab viimane mõjuanalüüs, on igal asjal mingisugune mõju ja see on hiljem näha, milline see on, milleks seda varem vaja teada saada. Edasine tegevusplaan ongi seadus enne, mõju tagantjärele ilma analüüsimata. Seoses elektrienergiaturu kasvavate hindadega otsustas valitsus börsihinnale üle viia ka kogu Eestit katva veevärgi ja selle kõik teenused. Vastavad muudatused vastavates struktuurides viiakse läbi tänase päeva jooksul ja seetõttu tuleks hinnatundlikel tarbijatel homme vältida vee kulutamist, WC-s käimist ja vee joomist kella 16-18 ja nädalavahetusel kella 20 kella 23. Vee börsihinnaga saab tutvuda järgmise kuu veearvetel. Tarbijatel, kes ei suuda nimetatud kellaaegadel WC külastamist vältida, palub valitsus võimalusel kasutada selleks avalikke käimleid, samuti on aasta lõpuni tasuta vee laskmine looduses. Ja värske uuringu kohaselt suureneb riigis aasta-aastalt söömishäiretega inimeste arv. Põhjuseid on erinevaid, peamiselt põhjustavaid häireid söömises majanduslikud olud, mis ei võimalda regulaarselt süüa. Positiivne aga on, et joomishäireid registreeritakse üha harvem, kõik, kes juua tahavad, selleks alati ka raha leiavad. Eetris olid uudised.